head õpetajad, õpilased, vilistlased, lapsevanemad, hea koolipere. Üks aastaring on jälle mööda läinud ja kätte on jõudnud meie kõigi pidupäev, meie kooli sünnipäev. Sünnipäevi tähistatakse igal aastal, aga mõni neist on erilisem, pidulikum ja tähtsam. Aastal 2021 tähistame me Gustav Adolfi gümnaasiumi 390. aastapäeva. Väärikat ja aukartust äratavat tähtpäeva. Eestis pole teist nii pika ajaloo ja järjepidevusega kooli. Aga me ei lähe seetõttu uhkeks. Vastupidi, me jagame lahkesti oma rõõmu ka teistega. Sest Gustav Adolfi gümnaasiumi sünnipäev on ühtlasi kogu Eesti haridus- ja kultuuriloo tähtpäev. Ja seetõttu mitte ainult kitsa ringi inimeste pidupäev. Täpselt aasta tagasi lõpetasin oma 6. juuni pöördumise sõnadega. Ma soovin meile kõigile kaunist kooli sünnipäeva ja loodan, et juba järgmisel aastal kohtume teiega armsa kooli ruumides. Läks ikka pisut teisiti ja ka aasta pärast kohtume teiega ekraani vahendusel. Aga ärme lase sellest pidupäeva tuju rikkuda ja teeme kõik endast oleneva, et tunneksime end ühtse kooliperena ja et meelde jääks ikka sünnipäevale omane rõõmus ja ülev meeleolu. 390 aastat on väga pikk aeg. Tekib küsimus, mida saaksime omalt poolt nii väärikas vanuses koolile kinkida? Sest sellise tähtpäeva puhul tahaks oma imetlust ja austust kuidagi eriliselt üles näidata. Me saame kinkida oma koolile turvatunde, et me ei unusta selle kooli ajalugu, traditsioone ja eelmiste põlvkondade jõupingutusi. Et mäletame kõiki neid murrangulisi ajajärke ja aastaid Gustav Adolfi gümnaasiumi kujunemisloos. Meenutame endiselt imetluse ja austusega kooli asutamist Gustav II Adolfi poolt, legendaarset rektorit Heinrich Vulpiust, keerulisi põhjasõja aegseid aastaid, mil rektor Johann Brehm koos 3 õpilasega säilitas kooli järjepidevuse. Raskeid vabadussõja aastaid, mil koolipoisid ja õpetajad Eesti riigile vabaduse tõid. Ja hilisemast minevikust 1992. aastal toimunud Rootsi kuninganna Silvia külaskäiku. Kõikide nende suursündmuste kõrval mäletame ka neid väikseid imelisi hetki kaugemast ja lähemast minevikust. Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal varjatult valmistatud koolisõrmuseid ja koolimärke, salaja helistatud kirikukellasid, mälestusmedaleid ja lubadusi ka 50 aasta pärast oma armsas koolis kokku saada. Nii kingime oma koolile turvatunde, et me säilitame ja anname järgmistele põlvkondadele edasi sajandite pikkuse pärandi. Aga teiselt poolt ja täpselt sama oluline on kinkida oma koolile unistuste tulevik. Kui me igaüks eraldi ja üheskoos mõtleme, mida meie jaoks tähendab maailma parim kool, ja kõik koos need ideed ellu viime, siis kingime oma koolile turvatunde, et Gustav Adolfi gümnaasium ei jää mitte ainult püsima, vaid ta areneb ajas ja ta on teerajaja teistele ka sajandite pärast. Vaadates kõiki murrangulisi muutusi meie ümber, hariduses, ühiskonnas, elukorralduses laiemalt, ei ole ju valikuks loorberitel puhkamine ja paigalseis. Hariduses ja ühe kooli jaoks on juba ajaga kaasas käimine väga raske ülesanne. Ajast ees olemine veel topeltkeeruline. Aga koos särasilmsete, avatud, uudishimulike ja uuendusmeelsete õpetajate, õpilaste, vilistlaste ja lapsevanematega on kõik võimalik.
kõik teostatav ja selle kõige juures ka ääretult põnev. Kokkuvõtteks, kinkides oma koolile mineviku ja tuleviku vaate, kindlustame väärikale ajaloole tuginedes ja julgelt tulevikku vaadates oma kooli järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse. Head sõbrad, me loome vaimse silla sajandite pärandi ja unistuste tuleviku vahel. Kallis kool, palju õnne sulle sünnipäevaks. Sa oled meile nii palju andnud. Hariduse, kogemused, sõbrad, eeskujud. Me oleme selle eest piiritult tänulikud ja kanname su vaimu edasi. Head vilistlased, teie olete kooli sünnipäeva puhul teinud suure ja väärtusliku kingituse. Te olete kinkinud koolile uue paraadlipu ja Kotsepu-õppehoonesse uhke saalilipu. Koolilipp on sümbol, mis aastast aastasse ja päevast päeva kannab edasi kooli ajalugu, väärtusi, Kusti vaimu. Aitäh teile, head vilistlased! Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Palun tulge ja lööge need naelad sisse. Aitäh! Jääks ühtsusse ja tugevusse sümboliks. Aamen. Issanda õnnistust. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paistab sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Hoidke teie lippu kõrgel. Tere, head koolivennad ja õed, Kusti kooli õpetajad, Kusti kooli lõpetajad, meie lapsevanemad ja lihtsalt Kusti kooli sõbrad. Palju õnne sünnipäevaks! Täna on küll teist korda juba nii, et me ei saa täita Kusti kooli üht kindlat reeglit.
6. juuni kell 6 koolimajas. Taas kord peame me kogunema virtuaalselt. Aga midagi ei ole teha. Selline on elu ja lõppude lõpuks on ka sellel kooliaastal suudetud kinni pidada teisest Kusti kooli reeglist, mis kehtib juba 390 aastat. Ehk siin koolis õppetöö ei seisku, vaid läheb edasi. Hoolimata sellest, milline katk, milline sõda või milline pandeemia on. Aitäh kõigile praegu Kusti koolis õppijatele ja veel rohkem suur tänu kõigile õpetajatele, et see just täpselt niimoodi on. Tänavune aasta on meie kõigi jaoks tähtis, sest Kusti kooli jaoks on tegu juubeliaastaga. 390 aastat. 400 on juba käega katsutavas ulatuses. Aga juba täna algab see juubeliaasta tähistamise pool. 6. juuni on 6. juuni ja me kõik oleme 6. novembri ootel, et siis suureks vilistlasürituseks saaksime koguneda koolimajja. Sünnipäevaga kaasnevad alati ka kingitused. Ja kallid koolivennad ja õed, mul on teile palve. Aidake meil kõigil koos ühiselt teha Kusti koolile väärikas juubelikink. Me oleme kooli juhtkonnaga arutanud ja leppinud kokku selle, et vilistlaskogu kingib 6. juunil ehk täna koolile uue esinduslipu. Meie praegune lipp on ausalt ja ustavalt teeninud juba 92. aastast ja midagi ei ole teha. Kõik maine kulub. Aeg on ta välja vahetada. Ma teen üleskutse, et kõik meie vilistlased teeksid jõukohase annetuse vilistlaskogu kontole, et see lipp kinni maksta. Ühtepidi on seda raha palju, teistpidi vähe, sest lipp, hümn ja kõik muud asjad on sellised, mida rahaga mõõta ei saa. Aga kui me suudame kokku koguda paar tuhat eurot, siis oleme oma ülesande auga täitnud. Kindlasti tuleb selle aasta jooksul veel mitmeid üritusi ja mitmeid võimalusi, kus nii kooliperel kui vilistlastel on võimalik kaasa lüüa kas rahaga, nõuga, jõuga, mis iganes korraldusabiga. Aga sellest kõigest täpsemalt juba kooli kodulehel ja siis, kui sügisene ürituste hooaeg lähemale hakkab jõudma. Aga kindel on üks. Võite endale juba praegu suure punase jutiga tähistada kalendris laupäeva 6. novembri. Sest siis, sellel õhtul, saab siinsamas koolimajas teoks suur juubelipidu. Me kõik loodame, et selleks ajaks on karantiini ja kõik muud nõuded juba elu poolt ümber lükatud ja me saame füüsiliselt koguneda. Ja praegu tegutseme ka selles vaimus, et kõigi teiega näha siin 6. novembril. Kui vaadata me edasi, siis tegelikult on meil ju ühe veel suurema juubelini, vaid 10 aastat minna. Ja mis siis ikka? Teeme nii, et need 10 aastat läheksid vähemalt sama hästi, et mitte öelda paremini, ja meil oleks õige varsti juba põhjust koguneda 6. juunil tähistama Kaagi 400. juubelit. Seniks aga kõigile head peotuju ja kohtumiseni hiljemalt 6. novembril. Aitäh!
Armas koolipere, mul on suur au ja rõõm teid kõiki siin video vahendusel tervitada selle väga kummalise kooliaasta lõpusirgel ja koos koolidirektori ja õppejuhiga anda üle selle aastased tunnustused, mis Gustav Adolfi sihtasutuse eestvedamisel ikka traditsiooniliselt 6. juunil kätte on jagatud. Soovin teile kõigile ilusat kooliaasta lõppu ja kõigi soovide täitumist sellel suvel, mis sellel talvel, kevadel ja möödunud sügisel jäi tegemata nende eriolukorrast tingitud piirangute tõttu. Ilusat vaheaega! Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi sihtasutuse tunnustus 2021. Parim õppur. Richard Friedrichs lõpetab gümnaasiumi reaalloodusteaduste õppesuuna kuldmedaliga ning teda tunnustatakse mitmete ainealaste kiituskirjadega. Ta on suurepäraste teadmiste ja laia silmaringiga õpilane, kelle silmapaistvaid tulemusi võib leida kõikidest õppeainetest. Koolisisestel ja piirkondlikel võistlustel on ta saavutanud kõrgeid kohti kõikidel loodusainete olümpiaadidel, osalenud edukalt füüsika ainevõistlusel kajakas, matemaatika ainevõistlusel känguru, informaatika viktoriinil kobras. Järjepidevalt on teda kutsutud olümpiaadi lõppvoorudesse keemias, füüsikas, matemaatikas, sel aastal ka lingvistikas. Füüsika-olümpiaadi lõppvoorus saavutas ta hiljuti 6. koha ning esindas Eestit Põhja-Baltimaade füüsika-olümpiaadil. Ta on pälvinud pronksmedali rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Mathematics Without Borders sügisesel etapil ning 1. ja 2. koha keemias rahvusvahelisel reaalainete olümpiaadil Riia, Vilnius, Tallinn, Helsingi, Västerås, Sankt-Peterburg. Tema kirjutatud keskkonnateemaline uurimistöö teemal puu- ja põlevkivituha mõju puhatu jääksoo taimestumisele pälvis kiitust ja tähelepanu Eesti Maaülikoolilt. Lisaks pühendunud ja sihipärasele õppimisele on Richard olnud mentoriks nii enda klassikaaslastele kui ka noorematele õpilastele. Richard Friedrichs on väga andekas erinevates valdkondades ning tulevikus on tema ees lahti Tartu Ülikooli uksed, kus ta saab valida endale meelepärase eriala. Parim õppur 2021 Richard Friedrichs. Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi sihtasutuse tunnustus 2021 parim sportlane. Carl-Oskar Pajus alustas õpinguid Gustav Adolfi gümnaasiumis 2016. aasta sügisel progümnaasiumi 7. reaalklassis ja lõpetab käesoleval kevadel gümnaasiumi reaalloodusteaduste õppesuuna 4/5. Algusest peale on ta silma paistnud oma suurepäraste sportlike saavutustega, esindades nii oma klassi, kooli kui ka riiki erinevatel võistlustel. Carl-Oskari sihikindlus oma eesmärkide saavutamisel on imetlusväärne, sest on suutnud ühendada tippspordi eduka õppimisega. Ta on osalenud erinevatel loodusainete olümpiaadidel ja ainevõistlustel ning saavutanud väga häid tulemusi. Näiteks 3. koht füüsikas rahvusvahelisel reaalainete olümpiaadil Riia, Vilnius, Tallinn, Helsingi, Västerås, Sankt-Peterburg. Spordis on tema põhialaks mitmevõistlus. Lisaks on ta U20 vanuseastmes olnud mitmekordne Eesti meister erinevatel aladel, nagu 4x100 meetrit teatejooksus, 400 meetri jooksus ja 400 meetri tõkkejooksus, 4x400 meetrit teatejooksus ja viimases on ta korduvalt jooksnud ka Eesti rekordi. Parim sportlane 2021 Carl-Oskar Pajus. Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi sihtasutuse tunnustus 2021 tunnustatuim kultuuriedendaja. Anna-Liisa Niinemets on Gustav Adolfi gümnaasiumis õppinud alates 1. klassist ning käesoleval kevadel lõpetab ta gümnaasiumi rootsi keele õppesuuna 4/5. Alates 1. klassist on Anna-Liisa olnud silmapaistvalt mitmekülgne, ettevõtlik ja abivalmis. Andeka muusikuna on Anna-Liisa osa võtnud paljudest kooli suurprojektidest, esinedes solistina Entel Tenteli, Horoskoobi, Eesti Vabariik 150, Trikadrei ning Krasnaja Strela kontsertidel üle Eesti. Kontsertide kõrvalt on tema hääl kõlanud ka mitmel kooliplaadil Andebaas ja konkursil Hõbehääl. Ta on olnud asendamatu aktustel esineja nii omaloominguliste palade kui ka hümnilauljana. Tema jaoks ei ole kunagi probleemi ei ilmastiku, tehnika ega repertuaari osas. Ta on professionaalne, täpne ja igati usaldusväärne muusik. Anna-Liisa on läbi aastate olnud suurepärane partner huvijuhile suurte ja oluliste koolisündmuste korraldamisel ja läbiviimisel. Samuti on ta fotograafina abistanud koolisündmuseid jäädvustada.
Õpilasesinduse liikmena lõi Anna-Liisa gümnaasiumi avatud ustepäeva traditsiooni ning aastal 2019 oli ta ürituse peakorraldaja. Tema kohusetunne ja töövõime on märkimisväärsed. Lisaks eelnimetatule oli Anna-Liisa põhikoolis 2 õppeaastal Gustav Adolfi gümnaasiumi raamatukogu hoidja, komplekteerides õpikuid ning abistades õpilasi ja õpetajaid raamatute leidmisel ja laenutamisel. Tunnustatum kultuuriedendaja 2021 Anna-Liisa Niinemets. Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi sihtasutuse tunnustus 2021. Koolile olulisi teeneid osutanud õpilane. Kalista Krass on olnud Gustav Adolfi gümnaasiumi reaalloodusteaduste õpilane gümnaasiumi esimesest astmest alates. Kalista lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga ning teda tunnustatakse mitmete ainealaste kiituskirjadega. Kalista on kogu gümnaasiumi jooksul olnud väga aktiivne ja tegus õpilane. Tundides püüab ta leida vastuseid erinevatele teadusalastele probleemidele ja arutleda õpetajatega antud teemade üle. 11. klassis kirjutas Kalista Krass uurimistöö teemal 15–19-aastaste noorte teadlikkus metsandusest ning selle seos nende suhtumisega metsanduspoliitikase, mille eest sai ta väga kõrge hinnangu. Lisaks koolitööle osaleb Kalista Krass erinevatel loodusainete ja emakeele olümpiaadidel ning ainevõistlustel, kus on saavutanud väga häid tulemusi nii piirkondlikul kui ka vabariiklikul tasandil. Kalista on osalenud aktiivselt erinevatel keskkonnaalastel üritustel ja aidanud neid ka korraldada. Ta on korraldanud noorematele õpilastele teadusteatrit, juhendanud teadus- ja loodusringi. Kogu gümnaasiumi jooksul on ta aidanud läbi viia noore teadlase töötubasid 5.–6. klassi õpilastele, olnud mentor noorematele õpilastele ja tutvustanud kooli avatud ustepäevadel. Talle on südamelähedane nii eesti keel kui ka kultuur, millest annavad aimu tema teod ja mõtted. Eelmisel õppeaastal osales ta luulepeol Valge, mis oli inspireeritud eesti keelest ja siinsest loodusest. Käesoleval õppeaastal esindas ta kooli Rahvusraamatukogu korraldatud emakeelepäeva konverentsil Eesti keele elujõust, kus esines ettekandega angloeestlased. Lisaks jagas ta oma keelealaseid mõtteid Vikerraadio saates Keelesaade. Koolile olulisi teeneid osutanud õpilane Kalista Krass. Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi sihtasutuse tunnustus 2021 koolile olulisi teeneid osutanud õpilane. Anna-Selin Kraus õpib Gustav Adolfi gümnaasiumis alates 1. klassist ning käesoleval kevadel lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga matemaatika inglise keele õppesuunal. Alates 8. klassist on Anna-Selin olnud kooli tervisenõukogu aktiivne liige ja panustanud tervislike toitumisharjumuste ning tervislike eluviiside propageerimisse õpilaste seas. Eriliselt väärib esile tõstmist Anna-Selini initsiatiivikus ja algatusvõime kooli tervisenädalate korraldamisel. Tema ülesanneteks on olnud lektorite otsimine, viktoriinide korraldamine, info vahendamine tervisenõukogu ja õpilasesinduse vahel. Anna-Selin püüab leida probleemidele sobivaid lahendusi, et õpilased oleksid terved ja aktiivsed. Anna-Selin on oma tegemistes väga sihikindel ja motiveeritud ning teinud rõõmuga hulgaliselt vabatahtlikku tööd. 2019. aastal oli Anna-Selin GEAG esmakordse ülekoolilise kevadsündmuse Basaar peakorraldaja. Nii kujundus, kohvikud, esemete müük kui ka muud tegevused olid detailideni läbi mõeldud ning ajaliselt väga hästi planeeritud. Anna-Selin oskab suurepäraselt juhtida meeskonda, hoida positiivset meeleolu ning samas olla konkreetne ja nõudlik kokkulepete täitmisel. Lisaks oli ta eelmisel aastal algklasside Halloweeni peakorraldaja, kuulus kooli jõulupidude korraldamismeeskonda ning oli vabatahtlikuks GEAG moeshow kuldlõige. Ta on mitmeid aastaid olnud kooli ajalehe ausõna toimetuses ning käesoleval õppeaastal andnud orelitunde 1. ja 2. kooliastme õpilastele. Anna-Selin on pälvinud nii koolikaaslaste kui õpetajate tähelepanu ja tunnustuse. Koolile olulisi teeneid osutanud õpilane 2021 Anna-Selin Kraus. Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlaskogu ja Gustav Adolfi sihtasutuse tunnustus 2021. Koolile olulisi teeneid osutanud õpilane. Keijo Johan Norden asus Gustav Adolfi gümnaasiumi rootsi keele õppesuunale õppima 2018. aastal ning sel kevadel lõpetab ta gümnaasiumi kuldmedaliga. Keijo Johan on olnud erakordselt sihikindel, aktiivne ja abivalmis õpilane ning 3 aasta jooksul on olnud vähe üritusi, mille tehnilist külget poleks ta korraldanud. Viimase 3 aasta jooksul on ta vastutanud ülekooliliste ürituste tehnilise poole eest, tegelenud heli- ja valgustehnikaga. Kooli suuremad traditsioonilised üritused nagu kevadpall, vabariigi aastapäeva aktus, luulepidu, tänupidu ning kooliaasta alguse ja lõpuaktused, 2 kõrgetasemelist kuldlõiget. Need kõik on toimunud tema kaasabil.
Lisaks on Keijo Johan koos haldusjuht Aare Paenurmega loonud kooli heli- ja valgustehnika inventarisüsteemi, mis annab ülevaate eri õppehoonete tehnikast ja selle seisukorrast. Keijo Johan võttis oma südameasjaks ka kooli helimeeskonna komplekteerimise. Teda iseloomustab lai silmaring ja iseseisev eesmärgipäraselt töötamise oskus. Olemuselt on Keijo Johan siiras, avatud, sõbralik, abivalmis, usaldusväärne ning elurõõmus. Teda hindavad kõik, kes on teda isiklikult tundma õppinud või temaga koolivälistes tegevustes kokku puutunud. Koolile olulisi teeneid osutanud õpilane Keijo Johan Norden. Tervitusi Seattle'ist, mina olen Peti. Ja mina olen Timotei. Me oleme Gustav Adolfi gümnaasiumi 2014. aasta lennuvilistlased ja sel aastal koostöös Gustav Adolfi gümnaasiumi sihtasutuse ja juhtkonnaga oleme algatanud stipendiumi välismaa ülikoolidesse kandideerimiseks. Pärast keskkooli suundusime nii mina kui Timoti välismaale õppima. Mina Inglismaale, Timoti USAsse. Seega oleme me tuttavad kandideerimisega seotud stressi ja finantsilise kuluga. Stipendiumi eesmärgiks oligi kergendada seda protsessi järgnevastele Gustav Adolfi gümnaasiumi lõpetajatele. Sel aastal stipendiumi kogusumma oli 1200 €, mis jagati välja võrdselt 3 stipendiaadi vahel. Need stipendiaadid esindavad Gustav Adolfi mitmekülgsust täiel rinnal, olles näidanud üles huvi nii spordis, muusikas kui ka teadses. Sel aastal stipendiaadid on Aurelia Kuum, Kalista Krass ja Kardo Oskar Pajus. Me täname kõiki kandideerijaid ja palju õnne meie stipendiaatidele! See vana maja iidse linnamüüri ääres jääb aastakümneteks meil meelde kõigile. Ei ole kohanud me nõnda palju päikest, kui sinu pisut hämarates ruumides. See vana koolimaja aremas meil meelest teal ei unune. Sa seisnud sellel kohal kaua ja seisad teist nii kaua veel. See vana koolimaja aremas meil meelest teal ei unune. Sa seisnud sellel kohal kaua ja seisad teist nii kaua veel. On sinu ustest palju noori läinud lendu. Sa oled vana, aga siiski väga noor. Ja jätkugu sul aastasadadeks veel indu. Sa meie linna kõige armsam kool. See vana koolimaja aremas meil meelest teal ei unune. Sa seisnud sellel kohal kaua ja seisad teist nii kaua veel. See vana koolimaja aremas meil meelest teal ei unune. Sa seisnud sellel kohal kaua ja seisad teist nii kaua veel.